Saab jätkata. Just anti vile. Just anti vile siis tuklite jaoks ja lähme otsime siis ühe mängu, mida kajastada. Et siinkohal teen jälle üleskutse Moens TV Facebooki laikijatele. Pole veel vaatajaid. No nii, alustan uuesti siis, et vile on antud, vaatan, mida Moens TV läbi tõrva näitab ja võtan ise siis teise mängu ehk vaatame, mis siin need koondised on. Hetkel täpselt ei tea veel. Tundub, et Perku ja Kata versus Maris ja Robin on segaklustel ja siis jagatakse nõuandeid. Katsume mängima hakata, sest on juba teie enda aeg jookseb. Siis lähme meie siis näitama mängu ja daamal käib ka mäng, ühesõnaga meie näitame mängu Kaarel Arto versus Kevin ja Toomas ja püüan kaugemalt kommenteerida ka mängu, kus on Harri Kaur versus Estel ja Veiko. Kärda alustab väga tugevalt, Katas Mati, Mihkel Smati ja Karla Smati põhimõtteliselt. Nii, see jäi lühikeseks. Et pealtvaatajatele siis, et Moens TV läbi tõrva näitab mängu segasüstlist. Siinkohal ära mainida siis, et Kärdla tõrva võitis Kärdlat singlis üksikmängudes 10-2. Tõrvale piisab 2 tupli võidust ja siis saavad mängud läbi. Sest Riosi enam ei mängita, saavad nad oma 16 punkti kokku. Kui aga tõrv siis Kärdla võtab kõik 9 punkti ja kõik tupli võidud, siis jätkame edasi triodega. Põnevust jätkub. Ma arvan kuhjaga. Nii teist korda Kevin ei üksi, teeb oma korrektuurid. Artur ei väga mööda hetkel ja ka teise.
Karla teeb hea asetuse, aga vist mitte piisav. Sipakene jäi puudu. Ja Artur ise jääb lühikeseks. Kõrval on käes veel 3 kuuli. Aga koht on päris suur siin. Teen ütles ilusti praegult, et võtan Karla suunab küll ta sisse vaja. Vaatame. No, vajus Karla kuuli tihti. Toomas läheb lööma. Noh, tõmbas vastase maha ja tõmbas omaga maha. Jah, palun. Kõrval on punkter. Segaduslik, siis seis on 2-0 kõrvale. Ja Harri ja Kauri mäng Veiko ja Mihkli vastu olla. Ma ei tea, esimene voor vist käib, pole veel punkti tulnud. Tundub nii. Aga nüüd sai voor läbi ja vaatame, kes siis punkte paneb. Üks punkt siit siis kõrvale. Ja Kärdla viskab Mädi välja. Palju nad punkte nüüd panevad, ma vaatame kohe. No palju, 2 või 3 vähemalt. Artur siis esimesega eksis ja teisega sai siis natukene pihta. Teda ütles Mädi läks välja. Hea asetuse. Lähemale. Asetas pikaks. Ja segatuklis Maris siis pani viis 10 seeti, 15 seeti Marist paremale. Võtta asetus pikaks.
kõik ootavad praegu teist mängu, sest et seal võivad kuulid joosta muidu platsile, kus käib teine mäng. Toomas seisis hästi, sai oma kuul jäi siis ka mängu. No see asetus läks pikaks, ma isegi arvan, et kõrval on veel 2 peal. See ilmselt võis ära tulla, jah. Kuuli seis on 2-1, ma arvan, et Toomas läheb lööma. Ai, läks pisut hüppesse lappesse. Kevin teeb asetuse, aga vist jääb sutsu lühikeseks. Ma arvan, et Arto lõi need oma kuuli ära, kas need, või Karla kuuli ära, et kas need oma kuuli jäi asemele või tõmbas päris maha selle. Ja said ikkagi oma punkti. Kardale siis ja seis on 1-1.
hea otsesuund, aga natuke lühike küünil. Vastu eksis 2 korda 1 seda mahub. Karel 2 kuuli käes, Artur 1. Kuuli seisund 3, 3. Kolmanda peale ei ole. Kalle läheb 2 kuuli kätte ja Toomasel on 3 kuuli. Väga ebaõnnestunud ise praegu Toomasel. Staadi liikus kaugemale ja oma kuul välja. Peale tuli aga ruumi all maa ja ilm Karla laseb seda. Ja sellest saab Karla väga hästi hakkama seda asetusega. Nüüd on pealukk. Ja 2 punkti siit Karlale. Seis on 3, 1. Karla poolt vaadatud.
Kõigist jäi Kallal pisut kuul kätte kinni. Keegi lise on parem, aga vali üle. Kahjuks või õnneks sellest poolt vaadata. Ja nüüd kasutas Kervin ära vastased tähilüüa. Ja vaatame, mis see teine siis on. Üks Karla pool valgela. Vastas, järgmine kuulera. Seda püstli seis on 3-1 kõrval. Kervin asetas. Läks küll pikaks, aga piisav, et olla esimene. Ja Karla asetas pikaks. Tundub, et see puur käsukene natukene tripi. Tundub nagu lihtne kohta saab. Kas lühike või pikk? Kes saab esimesena siis Mati? No ikka jättis ruumi. Et esimeseks tõenäoliselt tuli, aga ruumi on veel piisavalt. Kuuli seis on 3-2. Ja asetus Toomaselt, näiteks Ladiga koos, Kervini kuuli poole rohkem. 2 jõust. Toomas sai hästi. Ei ole 3-1. Sellel on 0 ka ees, osadel ei ole. Arto asetas. Asetas vist piisab, et olla esimene. Ja läheb mõõtmiseks. Tänane päeversus eesega on natukene sellisem niiskem ja märjem ja natukene siuke külmem. Kui see niiskustab kohe plaha vahele, et
no tundub, et Toomas asetus läks küll pikaks, aga jooksis Artu kuuli pihta ja tõi ilmselt 12 praegust peale. Aga Arto asetab ära ja 1 punkt siis talle juurde seisva 4-1. Ja Harri versus Veiko ja Estel, nende seis ma pakun, et on 2-5, aga läheme kontrollime. Mis seal teie seis on? Mis teie kaamera näitab? Mida? Mis seis on? Seis on praegu 3-1, aga seal Perku ühe löögiga võttis veel käed tühjaks. Ja nüüd loodame palju. Aga triki koht on. Tundub, et Kärdlas võtab segast suurema saagi. Ja siin Harri ja Kärdla seis on taga 2-5. Ja siin Kevin teeb suurepärase asetuse. Ja sama kuulis nähti. Vaatame, kui suur saak siis segaduklus oli. Said väga palju ilmselt. Seis on 5-3 Kärdlale. Tuli. Lühikese, kõrkusele. Läheb teistele. Ja nüüd tabab. Selle ühe kuuliga siia. Ja Kevin jätkab uuesti. Paneb jälle snappi. Ja tegi saali liikust. Ja Arto riivab kuuli. Kevini nägu oli selline, et ja Karlalt ka tühike. Nüüd on Karlal viimane kuul käes ja vastastel on käes veel 4 kuuli. Ja seis ja ruumi asetamiseks on ikka üle poole meetri. Ja selle asetab Karla teisele poole. Nii et
kõrval suurepärane võimalus nokkida siit 5 punkti. Aga vaatame. Ütleme igale poole, aga mitte sinna. Köi vastase kuuli väga heaks. Toomas läheb asetama. Teeb julge asetuse, saab teise peale. Taamal on näha jälle üks kokkuri juurde. Ja jalutavad lilleaias. Ehk mõõdeti praegult seda, et hea löögiga läbi oma ja kui jääb, on võimalik siiski veel 5 punkti taastada. Kutsustamise koht. Aga Toomas ei lähe lööma ja proovib ikkagi asetada sisse. Aga see asetus jääb lühikeseks ja aegaks. 2. Kõrva saab siis 2 punkti juurde, seis on 3-4. Kell teeb hea asetuse. Räägi. Tulemused. Singli mängude tulemused on võimalik pildistada ja kodulehele üles panna. See hetkeseis praegu või? Ei, mängude. Ei ole, need on kõik mängijate käes ja lehed. Praegu on kõik mängijate käes. Pärast. Eilsetest hakkab ma tõenäoliselt homme protokolda. Okay. Ehk hetkel tuli siin pealtvaataja küsimus, kas saaks mängudest eraldi tulemusi, aga need lehed on praegult tüübide käes, et peale neid mänge saame need kindlasti üles pildistada ja tegelikult tagantjärgi tulevad tulemused ka süsteemi, et anname parima.
Kui palju oli? 603. No nii, läks mõõtmiseks ja Kevin viskas pädi täpselt välja. Segasüksli seis on 4 on Terval ja 5 on Kärbas. Karl on teie teasetusel. Ja teeb sellise, nagu öeldakse, siuke odav löök ette ja jääb. Sinu tehmetel väljakutel see tegelikult isegi täitsa toimeb. Ja Arto lööb selle esimese ära, aga kõrval on endiselt peal. Ja lööb ära. Kuuliseis on 3-3. Ja Karl siis asetab hästi. Okei, mängu lõpuni on jäänud 5 minutit pluss 1 märk. Hetkel kõikides tukketes juhib Kärdla. Vahe on 1 või 2 punkti kõikides mängudes. Kevin on teinud ikkagi hea asetuse, et ei tea, kas asetada või lüüa. Mõtles, et Arto läheb asetama. Ja teeb suurepärase asetuse. Kuuliseis on 1-1. Suure tõenäosusega on need voorud lõpevad ja siis tuleb
üks voor ja lisavoor. Või siis nadivoor, tähendab lisavoor, vaid nadivoor. Kaheksa, 4 ehk see voor ja siis ilmselt veel üks voor veel. Üks voor, kus öeldes niimoodi. Jah. Jah. Nüüd. Nüüd. 5-4 millimeeter parem. See oli vale kuulega, okei. Hästi hääl. Vale Nii. Seis on siin siis. Enn vaatas peale. Mis siin on siis 5-6, jah? Ei? 7-6. 8-6 läks Tõrva siin juhtima. Tõrva läks siis Kaur ja Harri läksid juhtima, said 4 punkti sellest voorust. Kaur Kevi ja Kaur ja seda Kevi asetas hästi. Ja umbes 20 seeti raadist Artur saab sööma. Üritab lüüa siis ilmselt maast suuna pealt. Ei oligi lauapõrk. Nagu ma ütlesin, läheb ta maast sööma ja seda ta ka tegi. Kevi asetab uue ja on peal. Harri asetab ilmselt esimeseks.
Kevin läks asetama ja paneb paremaks. Tuletan siis meelde, et kõrvale sobiks saada tuplitest 2 võitu. Siis nad saavad kokku 16 punkti ja triosi ei tule. Kui aga nad 2 tuplivõitu ei saa, saavad 1, siis on vaja neil 1 triovõitu. Kui aga tuplites kaotavad kõik mängud, siis on vaja 11, 10. Siis on kõrval vaja 2 triovõitu. Ehk 1 miinimum ja 2 oleks kõrva jaoks parim. Karlal on head asetuskuulid ja nüüd Artu läheb lööma. Ei, nüüd eksis. Siis on 6-3 siin Kärdlale, et segatuplis on vahe 5 punkti ehk segas ilmselt kätte võitu ei saa, sest Robin 4-2 Robin Kuul on igal juhul juba mängust väljas, nii et kõik panused on saadud need juba meeste tuplitele. Ühes juhivad ja kus on Harri ja Kaur, seal nad juhivad. Ma arvan, et kuulid on 1-1 ja Kärdlal on 6 nägis, aga Harri proovis lüüa. Sealt läheb ka nüüd läks asetama, aga asetus välja ei tule. Ei oska öelda, mis siis seal, kellel teine, 3. või 4. kuul on. Aga siin selles mängus on seis Toomasel on 2 kuuli veel käes ja kõrval on X peal. On võimalus võtta 3 punkti ja saada tasamäng, aga jäävad kuulid pisut nõrgaks. Hädasti oleks siit vaja veel 2 punkti. Aga saavad 1, seis on 4-6. Et minimaalselt on need kõrvale siit 2 punkti vaja. Seisab. Kevin teeb siin suurepärase asetuse. Vaatame kaugelt mitu punkti siis Kärdla siit juurde sai. Vahe oli jälle 2 punkti. Kõrval oleks ikka miinimum siit 1 vaja, et oleks ka põnevust triplitini.
ja siin veeretati sladi välja ja võeti võit sladiga 6-4. Okei, siin sai mäng läbi, nüüd kogu panus on pandud siis, siin on tasamäng 8-8 ja nüüd on siis viimane dubbel käsil. Ei saanud Kaur mööda, aga võib-olla tegi endale natukene ruumi juurde. Nüüd on kõik panused pandud sellele dublile. Saab siit ühe peale. Lootis loomulikult, et mõlemad jookseksid. Siin nägi välja ei aita, sest siin on tasamäng ja siis tuleb üks lisavoor veel. Nüüd kui läheb lööma. Aga Snadi läheb löögiga kaasa. Nüüd Kaur läheb asetama. Ja kuna seal on päris alla mäge, siis võib-olla suunalt läks ära, aga kaugus oli väga hea. Kuuliseis on siis hetkel selline, et Harril 3 ja Miklil ja Veikol on kumbigil 2 kuuli käes. Ja teebki Mikkel suurepärase asetuse. Я понял, 2 проиграли. Кто это проигрывает, обе тройки надо выиграть. Так хорошо. Ну, равно надо. Так. Не, если они Harri läheb siis asetama. Proovivad siis asetusega kõigepealt ühe paika panna. Ilmselt tööki ei ole olnud praegult parim, aga Harri teeb suurepärase asetuse ja saab snatsi, ütleme nii. Pistin siis snadist, et ei ole küll snadi küljest kinni. Veiko läheb lööma. Ja nüüd nii, et oma jääb selle teiseks. Nagu siis mainitud, et Tõrva vajab hädasti seda võitu selleks, et piisaks neile ühest trio võidust. Harri teeb taas kord suurepärase asetuse. Ja no mis ma Veikol muud, Veiko läheb jälle lööma. Et Tõrva vajab kindlasti seda ühte võitu selleks, et oleks natukene kergem triodes, et seal ei ole midagi kerget, vaid lihtsalt üks võit päästab neid.
aga Veiko lööb ime hästi, et vastastel on nüüd 3 peal. Harril on kuul käes ja Mihklil on veel 2 kuuli käes. Aga jäi ilmselt lühikeseks, täpselt 5 senti. Nii et Kärdla võttis siit maksimumi ja nüüd piisab neile ühest triost. Tõrva peab võitma mõlema triost. Tuleme mõne hetke pärast tagasi. Aitäh!